börsile. Tere head kuulajad, 25. juuni järjekordne saade eetris. Täna salvestame pealelõunal, turud kauplevad siin, tegelikult võiks öelda isegi nagu erisuunaliselt. Aga miks need suunad on siin vahepeal muutunud, räägime saatest täpsemalt. Minuga on koos ka Bert Pettai. Tere Bert! Ja, tere ka minu poolt. Meie Viljaäri tootejuht. Ja kui me viimati saadet salvestasime, siis kui me hakkame nisust pihta või ütleme nisu Mightifist pihta, siis me rääkisime, et selle hetke hind oli 210,5, oli detsembri futuur, mis kauples. Rääkisime korraks ka tasemetest, mida põllumehed peaksid jälgima, ehk siis 212 eurot tonn oleks justkui see läbimurdepiir. Ütlesin ka, et kõhutunnu ütleb, et see tuleb täna ära, tegelikult käis ära, aga läbi murdunud. Ja hiljem ikkagi see hinnatase tuli korraks ka alla. Aga kui me siin tegime lõket rahulikult siin jaani aeg, siis turg kuidagi leidis huvitavat tuge ja tahtis ikkagi ronida ülespoole, mis on väga positiivne ja see 212 piirist me oleme täna ka läbi murdunud. Ja täna siin kaupleme lailast 214, isegi siin 215 on juba Mightif ära käinud. Ja vaatame lähemalt, mis on see sisu ja mis on see taust, mis meil hinnad, miks on tegelikult halb küsida, vaid täna me õnne, et see nii on, sest kõrgemad hindasid meil vaja on. Aga Bert, kui me hakkame nisust minema, siis mis on viimase nädalaga turu peal toimunud? Ja, kolmapäeval me tõepoolest murdsime lõpuks läbi sellest 212 tasemest ja minu arvates seal on kaks põhilist asja, mis meid seal tasemest läbi aitasid. Et esiteks on euro nõrgenemine võrreldes USA dollariga. Et nädalaga on siin euro protsendi võrra nõrgenenud. Ja mis tundub tegelikult jube vähe. Aga kui me arvutame kiiresti nisu hinda, siis see ongi 2 eurot. Et kui ta nüüd võtta 1-1, eks see kunagi päris 1-1 korreleeru, aga kaudselt saab süükest arvutust teha. Ja teiselt poolt on Euroopa kuumalaine. Et sellele ka eelmine kord me vihjasime, et hoidke sellel silma peal, mis toimub Prantsusmaal ja seal piirkonnas selle kuumalaine, kes temperatuurid on läinud väga kõrgeks, seal isegi üle 40 kraadi. Ja see on toonud turule väga erineva arvamusega turuosalisi. Ja, et siin Prantsusmaal isegi tegelikult on ju piiratud alkoholimüüki, mis on tegelikult natuke isegi põllumajandusega seotud, sest kui sul õllemüük on piiratud, see järelikult kulub ka vähem õlleotra. Et mis on kohe jälle nagu otsene seos ka põllumajandusega. Aga jah, sellistele suurüritustele siis on tugevat alkoholimüüki piiratud, et inimesed oleksid teadlikud ja tajuksid temperatuure ja suudaksid ennast hoida jahedana lihtsalt vett tarbides. Ja põllumajanduses praegust Prantsusmaal on ka ju lisaks alkoholikeelule on ka koristamiskeelud päeval vägagi kuumade temperatuuride ja tuultega, et vähendada tuleriski. Aga kui võtta need esimesed Prantsusmaa koristused, siis lõuna pool on neid tehtud. Saagikused on pikaaegsest keskmisest 10% madalamad. Ja me räägime talioodra koristust hetkel ilmselt. Ei, nisudel ka. Esimene nisu siin puudutud, ja sealt seni kvaliteet on hea. Aga suur pilt, ma võtan, see on täiesti väga väike osa, mis täna on puudutud, mida on koristatud, et suures pildis lähevad turuosaliste arvamuse tagagi lahku Prantsusmaa nisu osas. On neid, kes arvavad, et tuleb suur saagikahju ja me näeme seal saaki 5 tonni ligidal ja on neid, kes arvavad, et saagi kahjuks on liiga hilja ja saagid jäävad siin 9 tonni ligidale. Et see on ikka meeletu suur vahe ja selle tõttu on täna turul väga palju sükest halli ala. Et mis ma arvan, et ei saagi selgust enne, kui läheb suuremaks nisulõikuseks ja tulevad esimesed tõsised saagikuse nende raportid. Ja hall ala on alati vilja hinna osas tegelikult väga hinda toetav, nii et see on pigem hea. Ja veel kord, kuumalainele läksid vastu põllud väga ilusa pildiga. Biomass oli väga suur, mis aitab siis ka kuumal ajal kuumale vastu pidada, et kaitseb mullapinda ja sealt niiskuse ära aurustumist. Aga kas see võib muutuda probleemiks, et me oleme tegelikult ka sellega varem kohtunud, et kui meil on pikad kuumalained ja ikka endale siin põllu peal koristame, siis meil niiskus tuleb väga madal. Kas Prantsusmaal täna sellele murele ka tähelepanu pööratakse, et kombain läheb põldu, aga ma ei tea, niiskus on 8% näiteks? Ja see jutt on tegelikult kogu seal Lääne-Euroopas täna väga aktuaalne, et kui see kuumalaine jätkub ja niiskust siin enne koristust juurde ei tule, siis nähakse võimalust, et see nisu võib tõepoolest tule põllud väga kuivalt kätte ja see on pannud veskid juba täna rääkima murekohast, et nad peavad hakkama lisama nisule niiskust juurde, et parandada tema töödeldavust ja jahvatamasomadusi. Et selles mõttes huvitav probleem, mille peale muidu ei tulegi või muidu ei mõtlegi, aga
aga võib-olla sellel aastal täiesti reaalsus. Kuidas see nüüd hinda kajastub, austada ei oska öelda, et ei ole sihukese asjaga varem kokku puutunud ega ka täna kuulnud, et kas hakatakse siis kuidagi ka kõrgemat niiskust premeerima, et saab huvitav olema ja saab näha olema. See oleks nagu tõesti päris huvitav, sest meil on ajaloos olnud igas olukordi, meil on kõrgem mahuvaal on oluline, kõrgem kleepvalk on oluline, kõrgem proteiin on oluline, aga keegi pole tegelikult kunagi küsinud, et kas teil seda kõrgemat niiskust ka kuskilt võtta on, sest et jah, see oleks nagu tõesti väga-väga huvitav, kui midagi sellist võiks juhtuda. Aga samas ma saan, et Prantsusmaast koristataksegi pigem öösel 2, 3, 4 paiku hakatakse pihta, lõunani tehakse tööd ja siis on lihtsalt paus, et eks see õine võib-olla kaste, kui tekib seda üldse, kui on troopiline öö, muidugi on ka sellega probleeme, aga eks see võib natuke kaasa aidata, et sest ega see vist rapsikoristused on ka seal 4% niiskus põllu pealt tuleb ja see on jah, ikkagi kindlasti üsna nagu probleem. On, aga kui tulen nisu juurde tagasi ja minna ida poole, siis seal tegelikult täna on asjad väga hästi. Et Bulgaarias on väga head savid, nisukoristus on küll tõepoolest alguses alles, aga seni koristatud on väga hea saagiga, isegi räägitakse osas piirkondades rekordsaagist ja ka kvaliteet on hea, et proteiin seal üle 12%, mahukaalud head ja ka muud näitajad korras, et praegust tundub, et sealt on tulemas päris korralik nisuaasta ja ka toidunisuaasta, et mis ei kõla hästi toidunisu preemiatele, mis juba täna niigi on madalad. Ja sama vist terendab ka Rumeeniast. Täpselt nii. Et Rumeeniast ma olen seda nalja varem rääkinud, aga kunagi üks ringi rändav agronoom seal töötas, ütles ka, et Rumeenias võid teha, mis sa tahad, aga põud võtab alati kõik ära. aga see aasta tundub, et seda vist pole realiseerunud. Ja kui tulla vaadata veel Matifi graafikut, siis järgmine tase, mida nisu Matifiks testima minna on 218. Et see on siis järgmine vastupanu tase, kuhuni peaks siis hind minema ja sealt siis läbi murdma, et jätkata ülespoole trendi. Ja veel üks huvitav kõlakas, mida ma kuulsin turult on see, et täna osad fondid spekuleerivad Matifi ja Chicago hinna vahepeal. Ehk siis arvatakse, et Euroopa Matif tõuseb rohkem kui Chicago nisu. Et siuke päris huvitav ja keeruline spekulatsioon, mida täna tehakse turul. Lihtsalt mul on praegu isegi natuke selle raske hoomata, kuidas see meil selles hinnas nagu võib väljenduda, aga vaatame, kuidas see siis tuleb. Aga võib-olla siin ida poolt, kui sa juba räägid, siis mis on veel, kas ta nüüd hinda on jõudnud või mitte, aga kindlasti preemiatesse võiks jõuda rohkem, on siis see, et Ukrainas on Odessa sadama rajadused saanud päris palju ka rünnakutest pihta, et kuna see on kuidagi nii tavapäraks muutunud, siis enam meediast meil ei kipu käima, et siin võib-olla 3 aastat tagasi oleks Matif hüpanud selle peale võib-olla pluss 30 €, aga täna, see on siuke igapäevane uudis, aga see kindlasti vähendab Ukraina ekspordivõimekust hetkel, et kui siin muidu ühes kuus eksporditakse 6 miljonit tonni, siis pärast neid rünnakuid see võib kukkuda 4 miljoni tonni peale, siuke 30% vähem. Otsitakse lahendusi, kas Doona jõe kaudu Mustale merele pääseda, aga see on jälle kallim ja aeglasem, kogused on ka limiteeritud, et ja ega siin laevaomanikud on ka pigem tõrksaks muutunud üldse sinna sõitmise osas ja see võib jällegi laevaduse hindeid tõsta ja see on tegelikult olukorras, kus Ukraina oli juba niigi maas eksporditempos võrreldes eelmise aastaga 12%, siis nüüd see tempo võib aeglustada veelgi enam. Ja mis on veel võib-olla Ukrainas nagu muutunud on, et kaupa liigub ka rongide peal, aga ka rongitasud on kallinenud, mis jätab siis ka seal kohalikule põllumehele jälle mõned dollarid per tonn vähem kätte, ehk siis kas see kaup liigub rekade peale, ei tea, aga lihtsalt et see on ka kindlasti nagu, võib tekitada sükest nagu hetke kaubapiiratust lihtsalt. Ja kui lugeda, millise turuosalise analüüse Venemaa ja Ukraina kohta, siis saavikused on neil kõigil juhtlaselt väga hästi ennustatud. Aga teine asi, mida läbivalt räägitakse, ongi need logistilised probleemid mõlemal, et kuidas nad seda vilja liigutavad ja just riigist välja saavad, et see on paras väljakutse neil ja see hakkab ka mõju avaldama nende ladudele, et kuskil hakkavad laod nüüd üle ajama ja ei mahu kõik ära. Ja ega Oder on ju esimene asi, mis Ukrainas ette jääb, ma saan aru, et see on täna hetkel kodu otsimas. See on kodu otsimas ja Ukraina Oder juba ollakse pakkumas alla $210, see on siis laeva laetuna Ukrainas, mis teeb ta selles mõttes huvitavaks, et sellega on ta Hiina jaoks täna kõige odavam lahendus, eriti kui siin laevatushinnad jätkavad langust ja seda tegelikult Euroopa põllumehe jaoks seda Ukraina või just Musta mere ja Odra Hiina liikumist on väga vaja, et see kindlasti toetaks meie hindade püsimist ja miks ka mitte tõusu. Jah, sest ega see kaup läheks siit ju nii kaugele minema, et seda lähiturgu nagu ära ei solgiks, et selles mõttes oleks see tõesti hea.
aga otra on ka rohkem koristatud. Prantsusmaal, Lõuna-Prantsusmaal esimesed koristused on siuke 20% oodatust kehvem saagikus, aga iga päevaga minnakse järjest põhja poole ja sellega ka saagikused kasvavad, et siin viimased teated juba odra saagikusest põhjapool Prantsusmaad on juba isegi üle keskmise olnud, et samuti nisule on ka odral väga-väga kirjus saagikuse pilt ja täna on meil raske öelda, mis see lõplik saagikus olema saab. Endiselt arvatakse, et Euroopa ja UK kogutoodang odra osas tuleb suke ligi 2 miljonit tonni väiksem kui eelmine aasta ja põhiline kadu siis Hispaania pealt. Aga samuti ka odral on Bulgaarias ja Rumeenias väga head saagikused. Seal ollakse isegi koristusega kaugel, ollakse seal 1/3 ja 2/3 vahel ja räägitakse isegi rekordsaakides teatud Bulgaaria piirkondades ja mahukaalud korras 62, 63, et nendega neil seni ei ole probleemi olnud. Nii et tundub, et on tulemas väga korralik odrasaak Musta mere piirkonnas. No jah, samas jälle kuskilt on ikkagi vähem, nii et seda segadust on, mis on jällegi, mida rohkem segadustega see hindu rohkem toetab. Ja mis ju tegelikult otra nisu meil mõneti ka mõjutab, on ju mais, et siin, kui ma olen varem rääkinud, et siin USA maisi piirkonnad on saanud kõvasti sadu, siis nüüd sadu on lõppenud, lubatakse kõrgeid temperatuure, ka siin üle 30 kraadi siis Celsiust ja ega see varasem saadud niiskus, see kindlasti suurendab seda õhuniiskus seal taimede vahel ja kogu sellist nagu keskkonnast tervikuna, et see tajutav temperatuur võib tulla isegi nagu oluliselt kõrgem. Et seal ka räägitakse, et siis märjad kohad saavad nagu kuivustunud natukene, aga kuivad kohad jällegi lähevad jälle väga kuivaks. Et eks näis, et seal ka seda segadust on hetkel palju, aga kuna ikkagi see üldine väljavaade USA-s on maisi osas hea, siis need tasemed maisil püsivad ikkagi madalad ja see temperatuur siis taandub seal suure tõenäosusega seal juuli teises nädalas, ehk siis vaatame edasi, kas seal juba niiskus tuleb, aga ütleme niimoodi, et ka segadust palju, aga pigem see väljavaade hetkel maisi osas on pigem hea. Ja Euroopa maisi osas Prantsusmaalt tuli siin huvitav sõnum, et halvas mõttes nende põllumeestele, võib-olla heas mõttes meie põllumeestele, et seal on maisiga pigem problemaatiline, et mais on oma arengust ees, näeb kehv välja aga samas mullaniiskus on neil ka küllaltki madal. Et maisi saagikuse osas nähakse täna ohumärke ja kui oder, siis ütleme siis meie pool Euroopat pigem väheneb ja Musta mere oder leiab oma turu Hiina poole, siis tegelikult see meie turule võib päris huvitavaks muutuda, kui maisi saagikahjuga lõpuks reaalselt realiseerub. Et kindlasti hoiame sellega kursis, kuidas seal asjad edasi lähevad. Jah, elame näeme, aga maisiga lõpuks on ka lõunapoolkera hakkab mingil hetkel jälle külma tootma ja eks seal on ka pikma minna. Aga kui läheme nüüd edasi õlikultuuride peale, siis raps, kui viimati salvestasime, me olime seal kuskil 516 taseme peal, täna 518, et see ei ole nagu väga suur muutus, aga rapsi puhul ka, eks see toornafta muidugi alati taustal mõjutab, mis on tänaseks juba alla $75 barreli eest, et ka süke, ütleks mõneti ikkagi märgiline, aga eks seda Hormuzi väina segadust meil jätkub, tundub veel ikkagi tükimaks ajaks, nii et selles mõttes on seal ka huvitavast, ütleme, arenguid oodata, aga rapsi ju ka koristatakse Euroopas, et mis sa seal vallas oled kuulnud? Jaa, Prantsusmaal esimesed saagikused seal 3,4 tonni ligi, mis on alla nende oodatu saagikuse, aga selle kompenseerib ära õlisus, et õlisused praegust on head. Ja rapsi osas ei nähta suurt riskiga kuumalaine osas, et arvatakse, et rapsi saak suures pildis on juba tehtud enne kuumalaine tulekut ja osad turuosalised räägivad, et see kuumus pigem isegi aitab kaasa õliseaduse suurenemisele, et pigem võib-olla isegi hea rapsi kasvatajatele, aga taaskord väga varajane koristus, väga vähem rapsi puudutud ja elame näeme, et pigem põletavam teema on see, nagu sa enne mainisid, et see raps seni on tulnud väga madala niiskusega. Jah, aga sealt arves õlisus on ka kõrgem, nii et see on alati loogiline, mida madalam niiskus, seda kõrgem on õlisus, et ja tegelikult selle pealt täitsa ka uurima, mis siis, kui on tõesti kaup väga-väga kuiv ja kogu see kupatus on väga-väga kuiv, et kuidas siis seda nagu lõpuks käideldakse või mis sellega seal teha saab. Et see saab olema kindlasti päris huvitav. Ja, kui võtta õlikultuure, siis tegelikult täna suurem mure on päevalillega, et päevalill on oma arengus veel rohkem algfaasis ja väga palju Lääne-Euroopas on niiskuse probleeme, eriti selle kuumaga ja seal nähakse, et päevalillel võib olla see saagikahju isegi suurem, kõvasti suurem kui teistel õlikultuuridel. Et see võib isegi õlikultuuride
turgu rohkem mõjutada kui raps. Ehk siis need 6 päeva lille, mis ma endal kodus maha panin, et kui need lähevad õitsema, siis ma sealt saan suurt raha. Eks näis. Eks õlikultuur turg on üldse väga huvitav turg, et nagu siin esimeses episoodis mainisime, siis USA siis nii-öelda töötlemisvõimekus õlikultuuridel on oma limiidi lähedal ja nõudlus taimsete õlide vastu on suur. Ja see on isegi pannud siin osad suured Euroopa kauplejad valmis mõtlema või kalkuleerima plaani, et tuua siis sealtpoolt sisse siia õliseemned, neid töödelda siin ära ja saata siis õli samuti üle lombi tagasi. Et mis meie Euroopa mõistes tööstustele annaks head tööd, aga meie seemne turgu see kindlasti tõmbaks allapoole. No jah, samas muidugi ma tean ka, et siin USA just avati või kohe avatakse üks suur soja ümbertöötamise tehasele, aga eks see riik on suur, ega see üks tehas suur pilti ei muuda, aga eks nemad ka kindlasti seda töötlemise võimekust tahavad ka suurendada, et see nii on. Ja samas, kui USA-st jällegi rääkida, siis mis turgu natukene mõjutab, on ikkagi see, et mida USA teeb Hiinaga kokkuvõttes, ja nüüd on siis tulnud esimesed uudised, kus Hiina tegi siis nüüd esimese 26 saagi soja ostu. Nad peavad ostma siis selleks kalendriaasta lõpuks 25 miljonit tonni. 132 000 on ära ostetud, ehk siis 0,5% sellest kohustusest on nüüd ära täidetud. Kui palju sealt nüüd edasi tuleb, ei tea, aga tegelikult turg selle peale veel nii väga isegi ei hüpanud, sest kuulujutud Hiina ostudest olid üleval juba ammu, et see 132 000 tonni on hetkel võib-olla isegi pigem nagu natuke pettumust valmistab. Aga eks seal tasub ka nagu jälgida ja kuulata, et mis see uudiseid tuleb, sest et kui on suuremad ostud ikkagi Hiina poolt tulemas, fondid lähevad kohe hulluks selle peale, et siis hakatakse seda turgu ka kindlasti päris korralikult üles ostma. Ja kui rääkida tehnilise poole pealt, siis raps on olnud päris volatiivne. Et seal esimene suurem ja tõsisem vastupane tase tuleb alles 530 peal. Nii et me täna oleme päris suures hallis koridoris selle rapsi hinnaga, kus sees ta võib väga vabalt kõikuda, et kindlasti põnev aeg. Ja samas ega koristus ju kogub tuure Euroopas, nii et ma arvan, nädala pärast oleme juba seal ka targemad, siis on tegelikult ju selge, kui hind läheb üles, siis teame, et on kuskil pettumus, kui hind läheb alla, siis on juba selge pilt, et kuskilt tuleb midagi hästi. Aga saate lõpetuseks võib-olla üks väike süke üldfakt ka. Põllumajandustoitud vajavad kliente. Kliendid on inimesed. Inimesed on see, mida rohkem inimesi, seda rohkem toitu meil on vaja toota. Me teame, et rahvaarv maailmas kasvab, aga see kasvutempo tegelikult on aeglustunud juba ikkagi tükk aega, seda teadvustatakse suhteliselt vähe. Ja arvatakse, et aastast 2050 on siis see juurdekasvu protsent on ainult 0,4% on aastas, mis tuleb inimesi juurde, nagu globaalselt, mis on tegelikult suhteliselt vähe. Et meil tarbijad on justkui kasvab, aga see kasvutempo aeglustub. Ja see kasvutempo aeglustumine tegelikult juhtus süke laial aast 2006, 7, 8 aastal. Kas sa oskad, Bert, arvata, mis sündmus seal kattub, mis on isegi nagu pool huumoriga, et mis võis tingida selle kasvutempo languse? Esimesena tuleb mulle mõttesse masu, aga esimene masu ja suur majanduskriis oli meil paar aastat hiljem. Ja, sul on endas asi olemas, see on sul taskus arvatavasti. Telefon. Ja, esimene iPhone anti välja lailas samal hetkel, kui rahvastiku kasvutempo hakkas aeglustuma. Et kas siis tõesti inimesed hakkasid rohkem scrollima versus siis mingid muud tegevused, aga lihtsalt see on hästi huvitav kokku sattumus, et see satub väga täpselt samasse aastasse, kus esimene iPhone anti välja, sul on ekraan, sa said midagi teha seal, et võib-olla tekkis nagu selliseid muid tegevusi lihtsalt juurde ja siis see on selle kasvutempot ja siis tõesti aeglustanud. Mis siis ikka, nädala pärast jälle? Jaa, et püsige lainel, et lähiajal oleme tegemas ka ühe episoodi, kus võtame luubi alla meie naaberriikide ja meie enda kasvupinnad. Vaatame, mis trende on kasvupindadesse tulnud ja mis muutuseid. Ja kindlasti hoiame teed ka siin koristuse iganädalase kursis, kuidas järjest lõuna pool koristus edeneb ja mis sealt kuulda on, et saaksite oma otsuseid õigeaegselt teha. Ja jällegi, mida sogasem vesi, tasub jälle midagi varata tegutseda. Aga seniks uute kuulmistini. Ja, nägemist. Põllult börsile.